Austatud juhataja, head kolleegid! Mäletatavasti oli IRL-il esialgne plaan praegusest eelnõust ambitsioonikam. Rahandusminister tegi valitsusele ettepaneku veebruaris toimuv aktsiisitõus ära jätta, kuna ulatuslik piirikaubandus vähendab aktsiisilaekumise ja ei ole kasulik Eesti majandusele. Kui alkoholi ostetakse massiivselt mujalt kui meilt, siis on selge, et see ei vähenda ka tervisekahjust. Valitsuskoalitsioon aga jõudis kokkuleppele, mis on täna meie ees, et alkoholi aktsiisimäärade tõusu vähendatakse poole võrra nii kange kui lahja alkoholi puhul. Uue seaduse kohaselt 1. veebruarist jõustuv kange alkoholi aktsiisimäär on 25,08 etanoolisisaldust 1% kohta hektoliitris. Ja see on madalam kui see, mis nähti ette 2018. aastaks Reformierakonna juhitud valitsuse ettepanekul 2015. aasta juunis vastu võetud seaduses, kus oli selleks numbriks 26,28. Tõe huvides olgu märgitud, et selle otsuse tegemisel oli valitsuses ka IRL. Aga samuti on see määr madalam üle-eelmise Reformierakonna poolt juhitud valitsuse ettepanekul, mis 2014. aasta juulis 2018. aastaks tehti ja oleks praegult olnud 25,15 eurot etanoolisisaldust 1% kohta hektoliitris. Need numbrid ja varasemad otsused näitavad selgelt, kuidas Reformierakonna näol on Saulusest Paulus saanud. Piirikaubandus Läti suunal käivitus just kange alkoholi hinnaerinevuse pinnalt ning aktsiisitulu vähem laekumine on eelkõige seotud kange alkoholiga, mille aktsiis moodustab alkoholiaktsiisi laekumisest lõviosa ehk ca 60%. Reformierakond minu hinnangul puudub alus praegust valitsust alkoholiaktsiisipoliitika ebaõnnestumises süüdistada, kuna just nende endi seadustatud kange alkoholiaktsiisimäärad olid veelgi kõrgemad. Aktsiisitõusu pidurdamine vähendab aktsiisitõusu laekumise riski ning jaekettide ja tootmise täiendavat piiri taha liikumise tõenäosust. Piirikaubanduse maht kasvab kahjuks tõenäoliselt veel ka käesoleval aastal, kuna suur osa alkoholi ja ka muude kaupade hinnaerinevusest ei ole tingitud ainult aktsiisierinevustest, vaid ka muudest teguritest, nagu näiteks madalam juurdehindlus. Aga on üsna tõenäoline, et aktsiisitemaatikaga tegeleme edasi nii siin saalis kui valitsuse tasandil, riigieelarvestrateegia käigus ja eelarvet kokku pannes ning ka vahepeal. Lisaks alkoholile on üha enam pead tõstmas ka probleemid kütuseaktsiisi ja hinnaga. Jälgime maailmaturu hinda ning otsustame siis, kas ja millal on vaja muudatusi. Aga teeme siiski järjest ja alustame praeguse eelnõu vastuvõtmisest. Aitäh!